ma käisin Treffneris algkoolis 36–40, kui Vene võimud sisse tulid. Isa oli Eesti politseis ja siis peale selle, kui venelased sisse tuli 40. aastal, siis loomulikult politsei oli rahvavaenlane ja temal oli raskusi, et tööd saada ja tema töötas selles Lellepi vabrikus Tartus. 39–40 oli võrdlemisi nii masendav aeg. Midagi ei juhtunud, aga oli ette näha, et juhtub. Küüditamine tuli, esimene küüditamine juunis 13.14.41. aastal. Ilmselt keegi oli isale ütlenud või kuidagiviisi selgeks teinud, et järgmisel päeval midagi juhtub. Või mis on, ma kõik täpselt seda ei tea. Ja meie olime meie olime üürimajas ja siis meil olid pakid juba valmis, et kui tulevad ja meid ära viivad, et siis on meil midagi vähemalt kaasa võtta, sooja riided või paar konserve midagi. Ja siis me läksime üles teisele korrale, üks meie sõpradest võttis meid oma korterisse ja loomulikult need küüditajad tulid öösi või varahommikul järele ja kedagi ei olnud siis kodus. Kõige raskem asi oli see, et meil oli valge spitskoer ja kõik tundsid ümbruskonnas meid selle järele, et selle valge meil koerad käivad väljas ja need küüditajad teadsid seda. Ja küsisid esimene kord, et kus me oleme, aga me olime ülemal teisel korral kõik nii vaiksed, et vaevalt julgesime hingata kõvasti. Ja siis nad tulid tagasi hommikul ja hommikul just küsisid, et kus see koer on. Nad täitsa idioodid ka ei olnud, aga siis nad ilmselt teadsid, et kui nad koera leiavad, siis leiavad meid ka. Ja isa kasvatas valge habeme ja siis need tähtsad tegelased tulid jälle isad otsima ja nemad vaatasid, et kes vana mees kutsus isegi Starik, vene keeles, et vana mees. Aga isa oli ettevaatlik, et tema vahel magas üleval maja katusel, et kui jälle tulevad järele. Ema oli ka isaga, aga oli teiste sõprade juures, nii et perekond ei olnud koos, et see oleks ära andnud, et kes inimesed olla võivad. Juuli lõpul päike läheb ära 9 paigu ja inimesed jalutasid 9–10–11 vahel õhtul. Et vaadata, et kes on veel alles ja keda sa veel tunned peale neid venelaste küüditamist ja mõrvamist. Ja üks õhtu ma vaatasin üks hulk inimesi, võib-olla 10–15, tulid keset tänavat ja nendel olid need kollased tännid olid sees ja ma nägin üks mu klassivend. Steinbrecher oli tema nimi. Oli seal ja ma vaatasin, lähen ütlen selle tere, isa võttis kaelast kinni, et ära mine. Tema juba teadis ja Saksa sõdurid olid ka nendega kaasas. Neid ilmselt viidi vist kuhugile. Ja peale selle juutisid ühtegi ei näinud. Ja me lahkusime Eestist septembris 44. Meie saime Saksa sõjalaeva peale, mis ta nimi oli Varthe. Kui pimedaks läks, siis läksime välja. Ja järgmisel hommikul olime ainukene laev. Teised 3 laeva, 3 ja Moero ja 2 väiksemad laeva, nad läksid otse Danzigi poole. Ja meie laev ilmselt läks Rootsi poole, Rootsi vetesse.
ja loomulikult, kui me jõudsime Kottenhaafeni 1,5 päeva hiljem, umbes selle ümber, siis me kuulsime, et Moero oli põhja lastud. Hiljem kuulsime, et paar inimest olid isegi oma kottidega, mida nad hoidsid, olid alla põhja läinud, seda tundsid maad all ja üks ütles meile, et mina ei olnud veel valmis ära uppuma ja siis ta ujus üles vee korra peale ja päästeti. Ja ka palju inimesi ja minu tuttavaid said seal surma. Kui me lahkusime Eestist, et inimesed olid kõik väga, nagu vaikus oli. Kui me läksime, tuldi ei ole, nagu mitte nagu praegust, et kui sa lähed selle laevaga Rootsi, et sa näed peaaegu pool teed, et kus tuled põlevad, aga tookord oli suur vaikus oli, et kui Eestist, kui viimased saartest mööda läksime, oli sel ajal oli võrdlemisi pime. Eisenhower ütles, et eestlased, lätlased, leedulased pannakse oma ette laagritesse. Ja seal, kus eestlased pandi, oli üks Saksa linn täielikult puudutamata sõjast. Natside linn, suur natside linn. Kõige narrim lugu oli see, et just nädal enne, kui mee sisse tuli, see bürgermeister, linnavalitseja, linnapea ja hakkas jagama relvi alkoholilastele, et armeele vastu hakata. Ja sakslastele anti 4 tundi, et välja minna ja nad võisid ainult riided ja siis mis oma kasulik oma vajaduslik kööginõud ja kõik niisugused asjad nad pidid sinna maha jätma. Ja eestlastel oli see oli väga nii kohmakas asi, sellepärast, et me olime põgenikud ja nüüd sakslased pandi põgenikuks oma maal. Ameeriklaste vaade oli, endale tasub see ära. Laager rajati oktoobri alul. Meie olime koolis detsembri alul. Kool oli väga tähtis. Meil oli ju laagris ajaleht käis ja nii, et olime asjadega enam-vähem kursis. Enne rahareformi oli enam-vähem vahetuskaubandus. Sigaretid ja šokolaad oli kõige tähtsamad, kõige kallimad asjad. Ja kui sul oli sigaretti või šokolaadi, siis selle eest võid saada enam-vähem, mis on saadaval. Sul oli sponsor, kes sinu eest hoolitseb, et kas garanteerib Ameerikas, et sul on tööd ja ei muutu Ameerikasse nende, kuidas öeldakse, et nende tüliks ja vaevaks. Kui ma maandusin laevaga New Yorgis, siis ta tuli mulle vastu. Andis mulle $3, mida ma pidin pärast talle ära maksma ja pani mind ühte hotelli. Ja hotellis see oli Norwegian Seamen's Home. See hotell isegi praegust on seal alles Brooklynis. Ja ma ütlesin, mis nüüd saab. See ütles, et jah, see oli laupäeval vist. Ja ütles, esmaspäeval mine otsi tööd. Vanemaid jäid pidid maha jääma. See oli omaette jutt. Ja nemad ei saanud järele tulla enne kui 56. aastal. Isad tembeldati samal ajal kommunistiks, mis oli temale kõige suurem haavamine, sest tema sõdis vabadussõja ajal ja tembeldati samal ajal ka natsiks.